Tere! Mina olen Jürgen Weber. Suurem osa teist tunneb mind trikimehena ehk selle mehena, kes teie 500 teeb või laval naisi pooleks saeb. Aga täna ei ole ma tulnud siia ei naisi pooleks saagima ega viiekaid 500-steks muutma. Täna olen ma tulnud siia liikuma. Ja liikumine on väärtuslikum mis tahes 500 eurosest. 2014 on liikumisaasta ja see tähendab seda, et me kõik peaksime vähemalt 30 minutit iga päev ennast aktiivselt liigutama. Ja mitte sellepärast, et nii on kuskil liikumisaasta reklaambänneril kirjas, vaid ennekõike ikka sellepärast, et see on meile endale hea. See, et sa praegu mind teleri vahendusel vaatad, saab seega tähendada ainult ühte kolmest. Variant 1. Sa oled nii tubli, et sa oled enne reporterit oma trenni juba ära teinud. Variant 2. Sa lähed peale reporterit trenni. Või variant 3. Sa oled nagu Erich Krieger, kes vaatab reporterit ja teeb trenni samal ajal. Jõudu, Erich! Tegelikult pole see üldse oluline, millal sa trenni teed. Tähtis on see, et sa vähemalt 2 korda nädalas selleks aega leiaksid. See võib vahel olla raske, eriti siis, kui on kiire. Kuid pea meeles, see pole kunagi võimatu. See siin on Uku Suviste ääreni täis päevaplaan. Ja see siin on Uku Suviste hoolimata oma ääreni täis päevaplaanist. Uku leiab iga nädal vähemalt 3-4 korral aega, et metsa all üks pooletunnine rattatiir teha. Jõudu, Uku! Nii et kui Uku leiab selle aja, leian ka mina selle aja ja leiad ka sina selle aja. Ja kui ei leia, tuleb see aeg toorelt võtta. Tegelikult pole ka see oluline, mida sa täpsemalt teed. Ega 2014 pole treenimise aasta, et higimull otsa ees jõusaalis rassima pead. 2014 on liikumise aasta ja liikumine on midagi palju enamat kui jõusaal või jooksmine või rattasõit. Vahel on ülilahe lihtsalt niisama metsas jalutada, kepikõndi teha ja tuttavatega juttu rääkida. Tere, Reet! Oi, tere! Kuule, Jürgen, kas sa teadsid seda, et kui inimene saaks kõik oma lihased ühes suunas liikuma panna, siis ta suudaks sikutada 25 tonni? 25 tonni? Usu mind, nii on. Inimene? Inimene just nimelt. Inimene on võimas. Jaa. Inimene on võimas. Ja see näitab seda, et liikumine ei pea kindlasti olema mingisugune igav tegevus. Liikumine võib olla täielik fun ja midagi tavapärasest hoopis teistsugust. Ja just seda teistsugust me siia metsa alla otsima olemegi tulnud. Ja kuula nüüd hästi tähelepanelikult. Kui ka sinul on mõni teistest täiesti erinev liikumisharrastus või mingi saladus, millega sa ennast vormis hoiad, siis ära jäta seda enda teada, vaid anna sellest meile märku. Ja palun tee seda hästi ruttu, sest reporter üheskoos Eesti Olümpiakomitee ja Kultuuriministeeriumiga on käivitanud projekti, mille sarnast pole seni nähtud tervel Maarjamaal, kui mitte kogu universumis. Me selgitame välja liikumisaasta, aasta liikuja. Ja selle tiitli võitmiseks ei pea see 14 korda nädalas trenni tegema, ega iga päev 6 tundi kuskil rassima. Selle tiitli võitmiseks pole üldse nii palju vaja. Samas ei ole see tiitel ka mingisugune naljaasi. See on vähemalt sama kõva sõna kui Allar Levandi olümpiapronks 88. aasta Calgary mängudelt. Nii et võta, pane oma liikumisharrastus kirja, saada see aadressile reporter@liikuja.ee. Kõikide saatjate vahel loosib sõltumatu žürii välja 6 finalisti, kellest omakorda rahvahääletuse tulemusena selgub umbes täpselt 6 aja pärast liikumisaasta aasta liikuja.
ja kui selle tiitli võidad sina, siis pea meeles, et see tiitel ei too sulle lihtsalt au ja kuulsust ja palavaid fänne, kes sind armastavad. Sa võid püstipäi seista poodiumil ja kõrvutada end Eesti spordi absoluutse paremikuga. Aleksander Tammert surub sulle kätt ja paneb sulle kaela medali ja reporter kingib sulle kamaluga spordivarustust. Me kuhjame su sõna otseses mõttes auhindadega üle, saadame su reisile ja lugupeetud ning palavalt armastatud skulptor Tauno Kangro voolib sulle trofee, mille sarnast pole mitte kellelgi teisel terves maailmas.